Hea sõber, tere tulemast taas kohtumõistjate raamatu vaatlusse. Kindlasti oled kogenud hetki, kus tundsid, et sind on kõrvale jäetud, hüljatud või et sa ei sobi mingile seltskonnale. Täna alustame piibli ühe vastuolulisema loo vaatlust. See kõneleb meeleheitest, tõrjutusest ja sellest, kuidas Jumal kasutab purunenud tööriistu. Vaatluse all on kohtumõistja Jefta. Küllap leiad sinagi selles loos vajalikku lisa oma elukogemustele. Kuid kuulakem kõigepealt vaadeldavat osa nii-öelda originaalis, see on kohtumõistjate raamatu 11. peatükk, esimesed 11 salmi. Gileadlane Jefta oli vapper sõjamees, aga Oora naise poeg. Jefta isa oli Gilead. Gileadile sünnitas tema naine poegi. Kui selle naise pojad kasvasid suureks, siis ajasid nad Jefta ära ja ütlesid temale: sina ei saa päris osa meie isakojas, sest sa oled teise naise poeg. Ja Jefta põgenes oma vendade eest ning elas Toobimaal. Jefta ümber kogunesid tühised mehed ja tegid koos temaga retki. Mõne aja pärast hakkasid ammonlased Iisraeli vastu sõdima. Ja kui ammonlased sõdisid Iisraeli vastu, siis Gileadi vanemad läksid tooma Jeftat Toobimaalt. Nad ütlesid Jeftale: tule ja ole meile juhiks, et me saaksime sõdida ammonlaste vastu. Aga Jefta vastas Gileadi vanemaile: eks te ole mind vihanud ja mind mu isakojast ära ajanud. Miks tulete minu juurde nüüd, kui teil on kitsas käes? Ja Gileadi vanemad ütlesid Jeftale: me tuleme nüüd sellepärast taas sinu juurde, et sa tuleksid koos meiega ja sõdiksid ammonlaste vastu ning oleksid pealikuks meile kõigile Gileadi elanikele. Siis Jefta ütles Gileadi vanemaile: kui te viite mind tagasi sõdima ammonlaste vastu ja issand annab nad minu kätte, alles siis olen ma teie pealik. Ja Gileadi vanemad vastasid Jeftale: issand olgu tunnistajaks meie vahel, kui me ei tee nõnda su sõna järgi. Siis Jefta läks koos Gileadi vanematega ning rahvas pani tema enesele pealikuks ja juhiks. Ja Jefta rääkis kõik oma sõnad issand ees Mispas. Aamen. Nagu nägime, see lugu algab äärmise sotsiaalse marginaliseerumisega. Piibel ei ilusta, vaid ütleb otse: Gileadi poeg Jefta oli vapper sõjamees, aga ta oli Oora naise poeg. Ta sündis tänu oma isa patule väljaspool abielu. Ja see asjaolu muutis ta toonases ühiskonnas kohe heidikuks. Kui isa seadusliku naise pojad suureks kasvasid, ajasid nad Jefta kodust minema. Talle öeldakse ühemõtteliselt: sina ei saa päris osa meie isakojas. Selle julma otsuse tegelikuks põhjuseks oli vendade ahnus ja soov oma päris osa mitte jagada. Me võime kujutada seda valu, mis Jeftal oli. Su pere ja koos sellega ka ühiskond tervikuna viskab su lihtsalt üle parda. Jefta põgeneb Toobimaale, mis tõlkes tähendab headust. Sinna on kogunenud aga ka terve hulk samamoodi tõrjutuid, nii-öelda tühiseid mehi, nagu siin öeldi. Nad on kodutud, heidikud ja seiklejad, kellest saavad Jefta juhtimisel tublid sõjamehed. Aja möödudes aga olukord muutub ja seda radikaalselt. Ammonlased hakkavad Iisraeli ründama ja rahvas on hädas. Gileadi vanemad, kes seisavad nüüd silmitsi rahvusliku katastroofiga, saavad korraga aru, et neil ei ole ühtegi sobivat juhti
ja nii ei jää neil midagi muud üle, kui oma uhkus alla neelata ning minna sama mehe juurde, kelle nad olid välja tõrjunud. Nad lähevad Toobi maale ja paluvad Jeftat, tule ja ole meile juhiks. Jah, ühiskond tõrjub sageli just neid, kes neile ei sobi, kuid kriisihetkedel vajatakse just nende sitkust ja kogemusi. Inimene lükatakse kõrvale seniks, kuni teda on ikkagi vaja süsteemi päästmiseks. Oma hüljatute ja sealhulgas ka Jumala poole pöördutakse alles siis, kui kõik teised väljapääsud on kadunud ja häda on käes. Jefta ei ole naiivne. Ta küsib otse ja valusalt. Eks te ole mind vihanud ja mind mu isakojast ära ajanud. Miks tulete minu juurde nüüd, kui teil on kitsas käes? Jefta pole oma haavu unustanud, ta ei ole ideaalne kangelane, kes etteheiteid tegemata kõik alla neelab. Erinevalt näiteks Vana-testamendi Joosepist, kes võttis oma reetlike vendade tegusid Jumala plaanina ja andestas neile, kannab Jefta endiselt vimma ja heidab neile tehtud ülekohut ka otse ette. Veelgi enam, ta esitab valitsevale eliidile ka omapoolse tingimuse. Kui ta läheb nendega sõtta ja tuleb tagasi võiduga, peab ta saama nende pealik ja valitseja. Tõeline isetu vaimne juht astuks kriisi korral appi vabatahtlikult, tingimusi seadmata ja võimu nõudmata. Jefta aga seab oma abi sõltuvusse sellest, kas ta saab või ei saa liidripositsiooni. Jumala plaan teda tarvitada põimub siin mehe isikliku vimmaga ja ambitsioonidega, kuid Jumal kasutab aeg-ajalt ka inimlikult ebatäiuslikke tööriistu. Ja siin see näide on. Selle loo sügavam sõnum on just sellesse konflikti peidetud. Iisraeli vaimne olukord oli tolleks ajaks nii alla käinud, et Jumal pidi andma neile hinnangu just sellise päästja kaudu. Jumal ei saanud siin kasutada kõrgest soost ja laitmatu renomeega juhti. Ta kasutab oma rahva päästmiseks meest, kes on sündinud patuviljana, keda vaevab mineviku haav, kuid kes on samas valmis minema lahingusse. Jefta nimi tähendab sõna-sõnalt see, kes avab. Ja tõepoolest Jumal kasutab teda, et avada vaimseid tõdesid, mida inimlik ratsionalism ja nii-öelda ammonlaste ideoloogia olid takistanud nägemast. Vaatamata Jefta vigadele annab Jumal talle lõpuks auväärse koha ka Uues Testamendis. Hebra kirja 11. peatükis, kus on terve usukangelaste nimekiri, seal seisab ka tema nimi. Jumal ei vali oma tööriistu tõepoolest inimlike standardite järgi. Jefta usk ilmeb just tema viimases teos enne otsustavasse lahingusse minekut. Kui Gileadi vanemad on tema nõudmistega nõustunud ja vandunud issanda nimel, astub ta olulise sammu. Meile öeldakse 11. salmis seal lõpus, ja Jefta rääkis kõik oma sõnad issanda ees Mispas. Ta mõistab oma poliitilise lepingu haprust. Neid, kes ta eile olid hüljanud ja täna appi palusid, ei saa lõpuni usaldada. Tõeliseks lepingupartneriks selles olukorras saab olla üksnes Jumal ise. Nii toob ta kogu mineviku, oleviku ja tuleviku Jumala ette, kellest sõltub võit või kaotus. Mida me võiksime sellest karmist loost täna õppida? Muidugi pole selline asjade seis ajaloos ainulaadne. Jefta ülgamine meenutab paljus ka Jeesuse enda ülgamist. Jeesustki ei võtnud ta vennad kohe vastu ja religioossed juhid heitsid ta kõrvale, sest tema poolt kuulutatu ohustas nende positsiooni
ja pani neid millestki loobuma. Kuid Jumal kasutab tihti just neid, keda teised ei hinda. Jeesuse ja Jefta vahel on aga suur vahe. Üks on täiuslik hüljatu, teine on ebatäiuslik hüljatu. Ilmselt oleme meie need ebatäiuslikud, kuid tõrjutus ja hüljatus, kui valus see ka poleks, võib olla just sinu ettevalmistus millekski suuremaks. See sunnib sind üksnes Jumalale lootma. See on esimene õppetund. Teine õppetund on see, et sa ei pea olema veatu. Sul võib olla haavu või probleeme oma iseloomu või isegi kibestumist. Aga kui sa tood oma elu Issand ette, on Jumal valmis sind kasutama. Jumala jaoks on väärtuslikud ka need, keda inimesed on kõrvale heitnud. Järgmine kord jätkame Jefta loo vaatlust, aga hea sõber, seniks kohtumiseni.